No nii, sõbrad, tere! Aasta 2025 hakkab läbi saama. Täna on 23. detsember ja ma mõtlesin, ma teen ka väikese sellise kokkuvõtte. Niimoodi, et väga rallist ma nagu ei räägi sellepärast, et natuke ma ikka ütlen midagi, aga ütleme, oli tegelikult päris pöörane aasta. Juhtus kõvasti ja kui tagantjärgi mõelda, siis nagu väga ei mäletagi, mis juhtus. Aga see, ütleme, ei olegi nüüd kõige olulisem. Ma olen praegu teleporteerunud just nagu garaaži, kus tõenäoliselt tehti ralliautosi, sätiti aastal 1920, ütleme niimoodi. Ma ise mõtlesin, et see oleks ilus, tore ja kohane siia selline pilt taustaks panna. Aga kui keegi ütleb, et WRC 2025 hooaeg oli igav, siis see inimene kas ei vaadanud rallisid, vaatas ainult tulemusi või on siiani Monte Carlo rehvi valikus šokis, ütleme niimoodi. Sest ütleme nii, et 2025 hooaeg, kus kõik juhtus, aga mitte midagi kunagi nii, nagu paberil kirjas oli. Ütleme nii, nagu stsenaarium oli kirja pandud, nii ei juhtud mitte midagi. Üllatuse otsa oli kogu see aeg, et ei teadnudki, kus kuri vaim otsast peab pihta hakkama. Aga esmalt, mis ma ütlen, et mul on siin nüüd, kuidas ma ütlen teile. Ütleme, esmalt kõige tähtsam point on, mul on väike spikker ka, ma panen siia korraks prillad ette, muidu ma ei näe. Et muidu jääb midagi kuskil nimetamata ja värki. Vaat 2025 aasta me tegime nüüd ju niimoodi toredasti, saime hooaja läbi, et kui amatöör palus, et kellel on auhindasid panna ja kes tahab panna ja värki, et siis saame niimoodi nagu kõik koos ühiselt seda teha. Ja peangi ütlema, et me saime hakkama. Et kõige esimene julge oli Wildwood Eesti, kui mäletate. Temal oli siukene serveerimislaud puidus, siuke ilus, et kuhu saab hommikuvõilivad peale panna ja kohvi kõrvale juua ja veel kord suur aitäh, et see tegi nagu otsa lahti. Siis suur aitäh Baltoilile. Baltoil varustas meid suvise klaasipesu vedelikuga, XR1 T-särgid, nokamütsi, siis olid need õli, kas just lisand ta ei ole, ta on ikkagi siuke, mis parandab seda või vähendab kulumist. Väga, väga hea asi, nii et seda ma kindlasti soovitan. Ostke seda, kui vahetate autos mootoris õli või käigukastis või värki, et see vähendab vingelt kulumist. Mina enda autole panin sisse ja jumala hea, mootor töötab vaiksemalt ja igatepidi jumala vinge värk on. Et Baltoil otse seda niimoodi välja ei müü, ainult nendele, kes on nagu jaeketid. Nendele, aga ma ütlen teile, kust hea hinnaga saab, on Motonet. Sealt saate tellida endale ja väga vinge asi on, vingelt soovitan. Siis Askomere ehitus, tema oli ka tore, tema pani, kuidas ma mäletan, rallipass oli, Rally Estoniale ja vist oli midagi veel, ma ei mäletagi täpselt, mis see oli, aga igatahes ka väga tore, selles mõttes, et see on ka ülikõva auhind oli ja selle viisin ka isiklikult kohale, väga vinge värk. Siis muidugi Võru rallifännid, aitäh, nemad terve läbi aasta toetasid ka mitmed korrad, küll autokeemiaga ja oli siin nokamütsi ja Rally Estonia oma ja mis siin oli. Ja nüüd, kui ma käisin auhindasi kätte jagamas, siis näete, mul on, ma pidin korraks natukene pildist välja minema.
aga siis näete, ma sain kingi, sain sellise hea asja, mul on tumba peale pandud, aga see peaks olema kopranahk. Oi, ma näen, siin on taga mingi tempel ka, kalli on. Ma ei tea, kas see on nüüd naha parkija või kuidas, aga väga mõnus, pehme, selline hea. Nii et suur aitäh, Võru rallifännid. Ja vot niimoodi. Siis oli meil Janno Jüriöö, tema lihtsalt üks amatöör, üks ka amatööridest, suur rallifänn. Tema poolt olid ka kojamehed ja autokeemia ja midagi sellist oli. Nii et Janno, suur aitäh sulle, see oli kõvasti abiks. Siis loomulikult Priit Seire, Paide ralli üks korraldajaid, tema andis mul viimavarju, suure Paide ralli viimavarju, mis ma sain auhinnaks panna. Ma ei mäleta nüüd, milline ralli ajal mis auhinnaks läks, aga igatahes siukene musta värvi vägev Paide ralli viimavarju oli. Siis loomulikult Mad Fox Company. Mul on siin näete visiitkaart ka, ma ei tea, ma katsun selle suuremalt panna ülesse. Tema on nüüd ka tore olnud, et koos Ivoga, Ivo pani ka siuksed, ma istun ka praegu siukese matkatooli peal, mis on just nagu rallitool, selja toe peal amatööri logo pandud, igavene uhke värk. Näete särk, mis mul seljas on, see on ka Mad Fox Company tehtud. Näete, siin on siukene nagu võtmehoidja alumiiniumist, et seda siis saab niimoodi panna, et kas kasutada, et kaela panna või siis on lühema keti otsast koos võtmerõngaga, et on võtmehoidjana näiteks. Ja siis otse loomulikult Mad Fox Company tegi siukse ilusa tassi, see on nüüd nimeline on, väga mõnus. Siit on hea seest juua ka. Niimoodi, et suur aitäh Mad Fox Company'le ka ja teile kõigile ütlen, et selle Mad Fox Company'ga võite julgelt ühendust võtta. Seal visiitkaarti peal on küll Soome number, aga seda ei ole vaja karta, sellepärast, et see, kellel see telefon kuulub, tema on ise Eesti mees, täiesti Eesti mees ja tema kodus teeb neid hobi korras. Nii et kui teil on vaja firmale näiteks või ise endale niisama tahate teha mingit oma pilti või ma ei tea, või logo või mida iganes, jope peale, särgi peale või kuhu iganes, siis võtke ühendust, tal on väga head hinnad, tasse tellida, kõike mis iganes, ma ei mäletagi kõike, ma tema käest osasin näidiseid asju tellisin juurde, saan näidata, nii et ma loodan, et uuel aastal on väga tore neid kõiki laiali jagada. Ja vot, sedasi on. Ja mul on üks asi veel. Korraks tõusen püsti. Ja nüüd, kui ma käisin auhindasid laiali vedamas, et mul oli pikem tuur, nii et Järvakandist, kui startisin õhtul koju sain, siis mul oli 550 kilomeetrit tehtud nagu nipsti. Sai palju käidud, aga ma ei mäleta, mis ralli oma see oli, aga igatahes auhinnad olid, nii et ma posti ei pannud, et ma teadsin, et äkki tuleb mul Tartusse niikuinii minna, et siis mulle seal lähemal minna, saan kohale viia sinna Lõuna-Eestisse. Ja sealt oli siuke tore noor mees nagu Gerret Matto. Tema sai ka siukese tooli, palt oli 10 liitrit klaasipesu vedelikku, siis ta sai sellise kaelas kanda või võtmehoidjaks, ma ei tea, kuidas ta seda kasutab, sellise asja sai, aga tema andis ka amatööride väikse kingituse ja vaadake kui ilus, siukene paks korralik lõikelaud ja see on tehtud niimoodi, ma olen internetis näinud mingid pilte, et kui tehakse, kuidas, ma ei tea, mingid vedelikku pannakse peale, siis lastakse särtsu sisse, mis siis hakkab kuidagi minema ja põlema ja siis tuleb siuke vägev muster ja see pannakse vist midagi täis ja värviga ja ilus jääb siuke väga vahva, nii et Gerret, sulle suur aitäh, see on väga-väga vinge lõikelaud ja ta on ju nii ilus, et ma ei tea, kas ma julgen seda kasutamagi hakata.
aga ta on hea, paks, ei kulu elu sees ära. Et väga vinge, nii et suur aitäh. Ja vot, selline see asi on, aga mis mul veel juhtus, kui ma käisin auhindasi viimas, siis see, mis on WRC Fantasy, kes meil võitja oli, Rasmus Merralekõrs, mul oli kokku räägitud, et tulen ja teen videot ja värki ja juhtus nii nagu amatööril ikka. Ei, video ma kõik tegin, kõik ilus tore. Ainuke viga on see, et käisin järgmine päev, käisin naisega jalutamas, tegin metsas igast ilusaid pilte, värke-särke, panin arvutisse ära, siis mõtlesin, et okei, kustutan fotokast need pildid ära. Kustutasin neid pilte ja läksin nii palju hoogu, et see video sai ära kustutatud. Aga õnneks, et mul see hea mikrofon on, mis ka salvestab, siis ma panin seal niimoodi igaks juhuks salvestama ka, siis vähemalt see heli on alles. Ja vot seda ütleme niimoodi, et see on nagu intervjuu, selle ma panen siia mängima, see on peaaegu 3 minutit pikk. Niimoodi, et kuulake ära. Siis ma Rasmuse käest seal küsisin, et kuidas tema seda ennustust teeb. Sest minul ajas kogu aeg segadusse endal see, et mul olid ikkagi sinimust-valged prillid ees. Ja see rikkus kogu mängu ära. Aga kuulame siit nüüd. No nii, Rasmus poiss, tule siia. Nüüd sa tule anna mulle kohe aru. Rahvas tahab teada. Tere. No ma rallimees olen, rallimees. Tule siia, ma pidin aga läks kuidagi kiiremini. Tule siia, ära pelgad. No räägi, mis valemiga sina teed neid kuradi ennustusi, et sa nii vahvalt ära tegid? Eks samamoodi, kui mõned ostavad internetis piletid piks-plaks metoodiga äkki. Ei ole, ära räägi. See, kellele ma praegu auhinda viisin, küsin, kuidas tema ütles üks noor poiss, Matto. Tema ütles, et temal läks Portugali rallis saadik, läks lappama ära. Et sinnamaani oli enam vähem, aga Portugalis saadik siis läks lappama. Aga sina panid jumala stabiilselt. Aga see on nagu loto ostmine, et piks-plaks ja... Ei, aga kas sa niimoodi mõtle, et umbes nagu vaata, kui Kauri Pannas räägib, et ta mingit statistikat vaatab ja värk. Lihtsalt sisetunde järgi. Kruusarallide puhul on arusaadav, kes on ees, see on kõige aeglasem ja asfaltiralli puhul vist ei ole vahet. No, kurat küll, teil on siin kõik saad ka rallimees. Ma siin neid teid sõida, ma ütlen, et kurat küll, need on kõik enamus on pandud asfaldi alla, aga siin saaks jumala vägeva, ma Tilsi pealt tulin, et sealt saaks jumala vinge värk. Aga nüüd ma annan sulle, näed, vinged auhinnad siin. Näed, see, ma annan sulle siit kohe niimoodi kätte, näed, võtta see, siin on tass, seal sees on värk, siis on näed siukene asi. Näed, selle võtad lahti, võta laua peal lahti. Sest seal on sees näed siukene väike rõngas, et see muidu kaob ära, et siis kas paned keti taha või paned võtmehoidjaks, see on alumiiniumist. Ja see on ka selle Mad Foxi kompanii tehtud. Tema käest ütleb, kui mingi firma on või keegi tahavad, temaga tasub, seal sees on visiitkaart ka. Seal on telefoninumber, see telefoninumber on küll Soome oma, aga Eesti kutt on see. Ta ise kodus teeb neid asju. Ja sealt saab üldse enda särkidele või värkidele mingid muid värke ka peale võtta. Nii et kui firma tahab, tal on jumala hea hind, siis see peaks sulle paras olema. Ja siis ma annan sulle veel, saad kuskile panna. Peab mõtlema kuhu. No näed, vaata, sul on peaaegu samasugune auto, näed. Mul on niimoodi. See läheb hästi. Ja näed, see on see kõige tähtsam. Kui kõrge see on maapinnast? Intar on teinud selle Argo Lunde, see on roost ja vabast. No ta peaks üks siukene olema. No jah, aga tore oleks, kui seda kunagi kokku paned, et siis tee pilt, pane pilti ülesse. Ja ruvega pidin grillima, ma ei tea. No oot, siis vaatad kindla peale pildid ja pange ülesse, siis kõik näevad, et ei ole mingit petuvärki, et selle pani üks rallifänn, Argo Lunde. Ta kirjutas mulle ka. Ja no võt, ja Interi firma tegi niimoodi, et selles mõttes on ägedalt. Aga nüüd ma lasen su lahti, nüüd ma lähen ära, aga mis on tammepuu siin või? Tundub tamm olema. Tammelehed on maas, muidugi tammepuu, jumala võimas tammepuu. Võt niimoodi, selline tore värk on ju. Aga mis siin muidu
rallist meelde tuleb siis niimoodi, vaid hooaja algus oli, milline? Lootus sureb viimasena, aga rehvid esimesena, ütleme niimoodi, see oli hooaja alguseks nagu selles mõttes päris hea. Hooaeg algas nagu alati, tiimid lubasid arengut, sõitjad tundsid ennast autos väga hästi ja kõik kinnitasid, et nüüd probleemid on lahendatud. Aga Monte Carlos selgus, probleemid ei olnud lahendatud. Neid oli lihtsalt rohkem ja kallima hinnaga. Nagu mäletate, siis enne Monte rallit Formeau käis ju ka mingid testirallid ette sõitma, siis kõik viskasid nalja, et ta on lõvikonservi söönud, et tal plaan, et tuleb maailmameistriks äkkigi. Nii et plaane tehti igasuguseid ning niimoodi läks. Ja mis veel oli põhiline, ilm muutus kiiremini kui rehvi taktika koosolek. Kujutate pilti või? Nii et jah, esimese selle Monte Carlo ralliga said kõik aru, see hooaeg ei tule sirgjooneline. Võt niimoodi. Ja nagu me nägime, siis olgem ausad, tegelikult niimoodi läks. Ja Toyotad siin kõvasti ruulivad, aga selle kohta ütleks niimoodi, et see oli Toyotade kontrollitud kaos, ütleme nii. Sest Toyota aastal 2025 nagu inimene, kes ütleb, mul on kõik kontrolli all. Ja siis teeb ühe kummalise otsuse, laseb sõitjad starti valede tunnetega ning võidab ikkagi. Aga täpselt nii oligi. Kiirust oli alati, aga just siis, kui kõik tundus liiga loogiline, tehti midagi, mis pani inseneri vaikima. Insenerid ei ostnud ka midagi öelda selle peale. Toyota ei olnud alati arusaadav, aga ta oli alati ohtlik. Ja nüüd, nagu me teame, siis seda oli kuni aasta lõpuni. Vot niimoodi. Et ma ei teagi, mis ma ütleks, kas ma olen selles aastas pettunud või mitte. See, mis on elamuse mõttes, ma ei ole pettunud. Aga see, mis on Hyundai mõttes, siis on küll. Sest Hyundai oli niimoodi, et emotsioon, potentsiaal ja lõputu peaaegu. Kogu aeg oli see peaaegu. Ja Hyundai hooaja võiks kokku võtta 3 sõnaga. Kiire, närviline ja seletav. Päris loogiline on ju. Kui oli mingi hea katse kuskil oli, siis iga hea katse järel tuli, mis asi? Õige tehniline mure. Anja. Strateegiline vaidlus. Ilma sellete ka ei saanud. Või intervjuu, kus keegi ütles, me peame sellest üle tiimiga rääkima. No, ta niimoodi rääkisid selle tiimiga. Ma ei mäleta, milline ralli see oli, aga mingil rallil oli minu arust jälle oli, mis neil oli, vaid äkki oli Keenias või kus see oli, kui jälle see kuradi veovõllide või kardaanide mingi teema oli. Või et nagu need kuradi kojameeste teema. See on juba nagu naljanumber, ma ei tea, mul ajas iga korda ajas see nii kettasse, et oli kohe. Nii et Hyundai tiim oli siuke tiim, kes võis võita ralli, ta võis kaotada ralli
ja samal ajal tunduda, et mõlemad variandid on laual. Ja täpselt nii neil oligi. Vahepeal olid õhku täis ja nüüd ja värki ja läme ja paneme ja siis läks nii kui läks. Potentsiaali Hyundai'l alati oli, vahel isegi liiga palju. Aga olgem ausad, see ei vii edasi, absoluutselt mitte karvavõrdki. Et ütleme niimoodi, et ega Oti tiitel jäi konkreetselt Hyundai tiimi taha. Ja kusjuures ma mingeid videosid vaatasin, seal ma, see, mis WRC-s on see just more than machine või rohkem kui auto või rohkem kui masin, eks ju. Et ilusti pikalt, toredalt kõik annavad seal intervjuus nagu backstage'is tehtud ja värki, aga Ott seal nagu ei figureerinud üldse niimoodi mingite sõnavõttudega. Nii et ma arvan, et Ott oli nii kettas, et mõtles, et kurat küll raisk, et praegu sõidaks, paneks, võidaks, teeks ja tuleks ja aga kurat, nad ei tee seda autot ja vaat ei saagi aru, mis neil seal kuri vaim toimus, see oli ikka selles mõttes täiega pekkis. Aga no M-sport, Ford. Neil on süda suurem kui eelarve. Kurat, neil on siuke eelarve, et ei teagi, mis moodi nad üldse saavad niimoodi toimetada. Et huvitav nende uute autodega, mis 27-ndaks tehakse, et kuidas sellega saab olema. Et see on kohe päris selline, nii kui ta on. Nii et Ford, kui vaja oli, siis sõideti täiega sõideti, riskiti palju ja vahel lõppes see liiga kiiresti, äkki oli Korsika või see oli ikka, ütleme, täielik katastroof Fordile. Aga olgem ausad, ega tegelikult publik ju Ford armastab selle pärast M-sporti, just selle pärast neil on siuke suur süda ja kõigile kiuste ajavad seda oma teemat edasi. Et ma arvan, et just nagu sedasi kuidagi. Sest nad just nagu, kui sõitma tulid, siis nad tulid sõitma mitte selle pärast, et ellu jääda, aga nad tulidki lihtsalt sõitma. Mõnest küljest mõtted täiesti mõttetu raha põletamine. Aga teisest küljest, kes see noortele muidu võimalust annab, vaadake, Joshua esimene aasta tegelikult sai päris hästi hakkama. Munster see vastu juba 2 aastat või 2,5 aastat on saanud sõita Vertsuga ja ei midagi. Nii et tundub, et nüüd sai kinga ka, et näis nüüd Jürgenson võtab Rally 2-ga selle Fordi koha endale seal, mis ta nii võtab, talle antakse ja see on väga vingelt võimas. Et Romet Jürgenson on selles mõttes ikka, ma ütleksin, et ta meil Eesti Sebastian Loeb, ma ütleksin niimoodi. Ta minule, tundub nii sarnane siuke tunne, et nagu nad oleksid sugulased. Ja nagu Fordil olivad, mõned katsed tulevad seal neil hästi välja ja värki ja siis oli äge. Ja mis siis miljonär ütles, me vähemalt proovime. Aga mina lähen siinkord ikkagi endale järjekordselt kindlaks ja ütlen niimoodi, Fordil ei ole häda midagi. Seal on probleem selles, et neil ei ole sõitjad, need noorsõitjad, nad lihtsalt ei suuda. Vatsesk praegu Saudi Araabias näitas, kiirust on ja saab sõidetud. Enne Saudi Araabia rallit ma ütlesin, et see peaks Seskile sobima, sest Seskile sobib siuke värk, kui on lage. Sest iseenda kogemust tean seda, et näiteks piikidega lähed, sõidad jääraja peal kuskil, paned minna, vaatad kiirust, issand jumal 140, oi ma olen kõva mees. Ja jumal hästi seisad, ütleme nagu seal raja peal kaal ja kõik on just nagu vinks-vonks on ju. Aga kui samal ajal sinna kõrvale puud panna
ja siis sõitma. Ma ei räägi sellest, et oleks hüpped või midagi, vaid lihtsalt, et oleks puud. Kas siis julgeks 140-ga sõitma? Võt see ongi see koht, kus peab mune olema. Minul ei ole 2 väikest erinevat on sedasi ja võt näed, ongi, ei julge, ütleme niimoodi. Aga jah, ja ütleme niimoodi, et sõitjad, kes üldse rallit sõidavad, et nad on tegelikult kangelased, eksivad ja on samal ajal ka inimesed. Niimoodi, et eks see ralli olegi siuke asi, et võitlus käib ju selle peale, et kes eksib. Sest kui keegi ei eksi, siis nad oleksid põhimõtteliselt kõik võrdsed. Aga alati ongi see, kes kuskil aega kaotab või midagi, see tähendab seda, et ta eksis. Ja nii lihtne see ongi. Sest muus mõttes nad on ju kõik inimesed, see tähendab, nad on põhimõtteliselt võrdsed. Aga kogu mäng käib selles, mis on peas. Isegi Formeau ütles, et jällegi selles samas, mis see dokumentaal on tehtud, lihtsalt masinad, et seal ta ütleski ju väga ilusasti, et see ralli sõitmine on tegelikult mentaalne või mõttetegevus, et kuidas sa suudad mõelda ja kuidas sa need otsuseid suudad vastu võtta. See ongi see näiteks, kuna ma pidurdan, sa võtad ju mõtte vastu, kuna ma pidurdan, kuna ma gaasi panen, kõik see. Ja muus mõttes me oleme kõik inimesed, aga lihtsalt see ongi, me kõik mõtleme erinevalt, me oleme treenitud erinevalt mõtlema, meil erinevad reaktsioonid ja sealt see vahe tulebki, nii et kogu süsteem on selline, et tuleb lihtsalt pähe anda ja see, kelle rohkem mune on, see võidab. Ja niimoodi ongi, sest kõik inimesed eksivad, inimesed vihastavad, inimesed kahtlevad. Ja nii see ongi. Ja vaat nagu see aasta oli siin see boikoti teema ka, kui selle sõnavõtuga, kui keegi kuskil sõna võttis vähe krõbedamalt ütles, ma ütlen, mind ajas isiklikult see täiesti kettasse. See ajas mind nii kettasse, et rohkem kettasse ajada ei saanud. Aga no mis sa teed? Teha ei ole midagi, elu on selline. Aga leiti õige variant, lihtsalt ei antud intervjuusi, äkki oli see Keenia ralli või? Kui intervjuusi ei antud, seal oli ju teema see, mis eelmine ralli oli, kui Formeau midagi ütles ja siis tuli õudne jama sealt sellest ja siis nad tegid siukse ilusa toreda värgi ja natuke läks asi paremaks, ütleme niimoodi. Nii et valus on, nii et siinkohal on nüüd sedasi ilus paslik öelda ka, et jõulukuu ja eks amatööri ka kulusid, ärge unustage panemast super aitäh näiteks. Kõik unustavad ära, keegi tahab anna. Aga siin Päkavik on pannud andmed ka ülesse. Vaadake, kes tahab jõuludeks mitte jõulutunnelit kuskil korraldada, siis on amatööri jõulutunnel. Saate oma toetuse ka panna sellepärast, et seda toetust on ikka vaja, sest ütleme, igast tehnikat on vaja ja ütleme, tahaks käia ka kuskil, et läheks kellegi juurde intervjuusi tegema, midagi kellega raasi. Mul on Madis Moori juurde siiamaani minemata, aga võt ei saagi niimoodi ette võtta, et mööda Eestit niimoodi rännata, sõita kuskilt ühest Eesti otsast teisi, see on ka omajagu kulu ja tegelikult oleks vaja, et kellel liiga ei tee ja mõtleb, et amatöör väärib seda, siis võite teha. Eelmine aasta, aitäh, kes eelmine aasta tegid, et sellest oli abiks ikka. Nii et ei ole mingi, et igaüks peab panema seal mingi issanda summa, aga igaüks paneb, kes saab, kellel on võimalik, kes tahab, paneb täpselt nii palju, kui heaks arvab. Ma arve siia panen Päkapikuga koos. Mõtle niimoodi, et 2025 me saime siis ühele poole ja olen tänulik neile, kes alati kui videosid vaatavad, panevad pöidla ja jagavad ja oi ja mis täna avastasin, tekkimas on üks uus grupp. Kõik, mis seotud ralliga on siuke grupp, ma ei tea, kui tõsine see grupp saab olema, aga kindlasti väärt ettevõtmine.
ma ei tea, ma selle grupi loojaga ilmselt võtan lähiajal ühendust ka, et tegelikult oleks ju paslik teha mingi video, et siis ta räägiks äkki, et mis on point ja miks sihuke mõte ja, sest mina tean täpselt, kuidas minul see mõte tuli. Nii et kes viitsib, vaatab sealt tagantpoolt neid asju järgi ja saab teada, kuidas asjad olid. Aga vahet ei ole, selles mõttes on see igati äge. Ja loodetavasti järgmine aasta ei ole sihukest asja, et nagu see aasta oli, et iga ralli algas küsimusega, kas see on õige lehm ja lõppes vastusega ei olnud. Ja teine asi, mis nende reeglitega oli, vaid igasuguste muidu teemadega, et on igast reeglid ja siis tuli välja, et hooaja jooksul seletati neid reegleid rohkem, kui katseid sõideti. Ja ikka jäi tunne, et pooled ei saa aru ja teised said liiga hästi aru. Niimoodi, et siin on ju igasuguseid siukseid segaseid asjaolusi olnud, et võt, mis siin meeles on, oli Soomes või kui Ott sai seal trahvi või kui seal keegi mingisugune pulgakommi mees ei teinud oma tööd korralikult ja keegi seal nagu rehve midagi skännivad ja mis nad teevad ja siis sõitis veidi pihta, et mina ütleksin niimoodi, et see on pulgakommi mehe süü, mitte Oti süüdi, et see on nii ja naa ja ma ei oska midagi, aga ütleme vahel need reeglid ikka ajavad ikka täiesti kettasse, et ma ei teagi. Et vaatame, mis saab uuel aastal. Oleme kõik tublid, vaprad, kellelgi mingid ideid on, mida võiks teha, kuidas võiks teha, kirjutage mulle privasse, et kirjutage. Võite kommentaaridesse ka alla kirjutada, sellepärast, et ütleme praeguses majandusolukorras ega see, mis kõik toimub, siis ütleme niimoodi, et vahel jookseb katus ikka päris kinni ära. Ütleme, et sihukest vägisi sunnid ennast olema optimistlik, aga lihtsalt vahepeal enam ei suuda, et teeb sellise masenduse peale, et värki, et tahad videotki teha ja tahad, et emotsiooni pealt, aga kõrvalt segavad faktorid on sellised, et mis niimoodi ahistavad, et vähe ei ole, teed oma video ära, pärast vaatad, kurat küll, et see oli nii tuhm, ei mingit emotsiooni ega midagi, see ongi täpselt see, kui on mingid muud faktorid, mis mõjuvad. Nii et ma ei oskan teile kõigile soovida ilusaid jõule, ilusat vana aasta lõppu. Täna on küll külm ilm, meil Järvakandis oli -9, mõni helves lund sadas ka alla, aga paari päeva pärast läheb jälle sulaks. Nii et ja mis on veel põhiline, täna nägin kuldnokka, siin mingi 2-3 nädalat tagasi nägin noort sookurge, täna nägin kuldnokka, õõlusin veel silmi, kas ma näen õieti või? Kas see on ka, otsustas, et tema ära ei lähe, tema ei viitsi pikka matka ette võtta, ei kujutage ette, uskuge, see oli pesuehtne kuldnokk. Niimoodi, et või on juba tagasi tulnud, ma ei tea, keeras poolelt teelt tagasi, et see ei viitsi minna või ei kujuta ette. Aga kellel on võimalus, siis ärge unustage, tehke amatöörile ka kingitus. Ilusti ma panen arvelnumbri on, päkapik näitas ja vaatame, mis järgmine aasta saab, kellel on võimalus ka auhindadega toetada, siis saame järgmine aasta ka jätkata. Nii et iga ralli järel on auhinna teema. Ja muidugi, näete, Mad Fox Company teeb ilusaid, saab nimelised asju tellida. Neid võib tellida kas minu käest või otse sealt. Ainuke asi, hind on neil üks ja sama. Ja mõni võib öelda, et ma siin eelmises videos panin, et 20 €, siis see 20 € on selle pärast niimoodi, see on koos saatekuluga. Aga selles mõttes on kaval näiteks tellid tassi, tellid näiteks siukse võtmehoidja, saab pehmeid võtmehoidjaid tellida, igast asju ma järgmine aasta näitan, mis vidinaid on, ega ma kõiki asju ka ei jõua võtta selles mõttes, et neid asju nii palju kui fantaasiat on.
et siis mahuvad kõik asjad ühte pakki ära ja siis on juba saatekulu ei ole. Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga see alumiiniumist, see võtmehoidja, see vist äkki oli 6 euri, vist on äkki, ma ei täpselt ei ütle, aga seda saab üle küsida. Aga siis ei ole saatekulu, sest seda, kui sa ostad 6 või 7 eurost, ostad selle ja siis paned saatekulud otsa, siis on nagu natuke palju. Aga siis saab kõik tassi sisse panna ja on ilus tore. Kõik, mis mahub või üldse ühe paki sisse, üks saatmine ja kõik asjad korraga. Nii et selles mõttes ärge olge kitsid ja mõtle, kui vahva on, näete, kui ilus särk mul on. Ma sain musta särgi ka, kus see pilt on selja peal. Katsetasime jopele, tegin ka, enda jopele lasin panna just, et katsetada, kuidas musta peal näeb. Nii et aga saab T-särki ja ma ütlen, ma soovitan, võtke Mad Fox Company'ga ühendust. Et ma panen selle visiitkaarti siia juurde või eraldi kirjutan välja telefoni numbriga ka, aga see on Soome number, seda ärge põdege. Nii et veel kord, ilusat aastavahetust teile kõigile ja paremat uut aastat. Oleks, et see uus aasta tooks meie Eesti elusse rohkem päikest, rohkem rõõmu, vähem kulusid, ütleme niimoodi. Ja siis on meil ilus tore. Niimoodi, et tšau, paka!